Tere varahommikust siit Tallinna lennujaamast. Mul on väga hea meel, et sa oled leidnud oma tee siia kanalile jälle. Ja nagu ikka, võtame uue seikluse ette, kuna paistab, et seda kevadet ei taha meile kuidagi siia kätte tulla, siis ma mõtlesin, et pakin korraks kohvrid ja sõidan ise siis kevadele ligemale. Aga kuhu me siis lähme? Kui te mäletate jaanuarikuist videot, kus ma võtsin odava reisi Egiptusesse ja see maksis kuskil 500 €, mis minu jaoks oli tõesti odav, siis nüüd ma otsustasin, et lasen latti natukene allapoole ja vaatan, mida saaks 400 € eest. Nii et selle 400 € eest me lendame siis nüüd täna hommikul Türki ja lähme vaatame, mis see siis võlu või fenomen seal Türgi kuurortites on, mis neid eestlasi sinna meelitab. Ja ega mul nagu mingeid suuri lootusi pole, aga usun, et saab tore olema, saab natuke päikest, head kebaabi ja muud toitu. Nii et nagu ikka, haara endale mingi söök-jook kõrvale ja lähme vaatame siis, milline seekord see seiklus saab olema. Panin tähele, et siia lennujaama on tekkinud siuke väike MyFitnessi nurgake, nii et teinekord lendu ootate, siis kasutage seda aega natuke targalt ära ka, et saate siin täpselt väikse käetrenni või seljatrenni ära teha. Ega see kebaab tuleb välja teenida selles mõttes. Oleme jõudnud siis Türgi linna Antalyasse ja siit tuleb siis otsida õige putka üles, kust me saame siis õige bussi peale ja meid ootab siis ligi 130 kilomeetrit sõitu sellisesse kohta nagu Alanya. Praegu tulebki see õige nii-öelda putka üles otsida, kus see reisi esindaja on. Leidsin õige bussi vist üles. Ja nüüd ootab 130 kilomeetrit sõitu. Vahepeal väike paus ka bussisõidust. Ja nagu ikka, siis tee peal veetakse sellistesse turistilõksudesse, et tegelikult maksad siin hindu 3-kordselt. Aga me jõuame hotelli, siis peaks otse lõunasöögile minema, et ma ei hakkagi praegu isu rikkuma. Peale pikka sõitu olen siis jõudnud kohale. Hotell siis sai valitud Kaila Beach hotell. Üsna suur hotellikompleks ja kohe ranna ääres ka, et siit on vaja lihtsalt tänava lõppu kõndida ja rand on üle tee ehk circa selline 150 meetrit. Check-in on tehtud, nüüd ootan lihtsalt, et saaks toa kätte ja siis saab sööma ka vist minna. Peale seda pikka reisimist on ikka siuke tugev rammestus peal, eriti just see öine reisimine. Ja kõht on ka üsna tühi, nii et varsti äkki saab. Nüüd ma näitan korra fueed ka. Seal on selline baariala. Ja nüüd ootangi, et saaks siis asjad tuppa ära viia ja saab natukene seda hotelli ka uudistada. Selline tuba siis.
see on äge, et siin oma mingi toodanguga dušikeelid ja asjad on ka. Täitsa viisakas. 3-kohaline tuba. Ja siis rõdule saab ka. Vot selline see hotell on. Käisime just lõunaka söömas, aga ma jätsin kaamera laadima, siis ei hakanud sinna vedama. Küll aga õhtusöögil siis näitan, mis seal pakutakse ja peab ütlema, et väga luksuslik on kõik, arvestades, nagu ma ennem ütlesin selle hinna kohta, siis on jälle selline nii-öelda jackpot, et päris hea asja saanud. Nüüd aga ootab pesu, vahetame riided ära ja siis läheme uudistame natuke siin hotelli peal ka ringi, kuna see on päris suur ala. 3 suurt maja on kõrvuti, mis on siis kõik hotellitube ja erinevad asju täis. Siin on igasugused erinevad baarid, restoranid, spaad, asjad, et lähme vaatame need ka üle. Lähme uudistame natukene siin hotelli peal ka ringi. Siin on selline spa-ala. Seal peaks olema jõusaal või mingi selline asi ka. Lähme vaatan selle üle. On olemas täitsa sisebassein ka, mida saab kasutada. Leidsin jõusaali ka siit üles ja ma olen üsna üllatunud, et jõusaal on väga korralik. Tavaliselt kuskil reisid, siis on 2 antlit ja 1 kang kuskil nurka visatud ja jõusaal, aga siin on täitsa korralik, kõik asjad olemas. Nii et see reis peab siia kindlasti jõudma. Hotelli alal on siis igasugused enda poed ka, ehete poed, mingid marketid, juuksurid, ilusalongid, kõik asjad olemas. Me lähme praegu sinna poole ja seal pool on see sinna poole. Veepargilaadne asi ka. Siin all on veel nii-öelda basseinibaar ja siis on ka, kus saab tulla tellida burgereid või pitsasid. Siin on basseinibaar. Sealt siis väljaspool neid nii-öelda toiduaegasid, kui õht on tühi, tuled siia, küsid burgereid, friikaid, mis seal veel on, salateid asju. Siit saad siis kätte. Et selles mõttes valikut jagub, nälga ei jäeta, saad igale poole sööma tulla ja siis rannas peaks ka olema mingid baarid ja asjad, kus saad endale tellida. Võt siin Alanias on selline ilus pikk promenaad ja jookseb siin kogu selle ranniku ulatuses. Terve see seljatagune siin mul. Kogu see ala on hotellidega kaetud. Siin on ka igast hotelli need erarannad asjad, kuhu saab tulla. Ja praegu siis lähengi jalutan mööda seda promenaadi, et vaatame, mis me siit huvitavat näeme. Ilm on selline natukene tuulisemaks läinud, aga külm küll ei ole. Et täitsa mõnus on. Selline, kuidas ma ütlen, nagu Eesti suvi tundub. Kuna praegu tegelikult veel Türgis hooaeg ei ole, nii-öelda see ametlik, siis on siin üsna tühi ka. Või samas ei saa päris tühi ka öelda, sest rahvast liigub päris palju. Aga ei ole nii-öelda see ametlik hooaeg veel pihta hakanud. Et kindlasti, kui see ametlik hooaeg hakkab, siis on kõvasti rohkem neid inimesi siin. Olles siin nüüd kõndinud mõned kilomeetrit seda promenaadi, siis peab tõdema, et Türgi on väga mõnusalt puhas. Et mul ennem oli ka natukene selline eelarvamus, et tuled siia, siis on kõik kohad prahti täis. Aga tegelikult on päris puhas ja kui ringi kõndida, siis igal pool on inimesed ka, kes hoolitsevad selle nii-öelda keskkonna ees siin. Ja igal pool hoitakse korda, et
ja noh, see ei ole ainult siin, ütleme, kuurortis, vaid kui me siia sõitsime ka sealt Antalyast maandusime ja sõitsime siia 2 tundi, vaatasin aknast ringi vahepeal, siis ikka igal pool on üsna süke mõnus ja puhas. Et viimati, kui näiteks Egiptuses käisin, siis see prügivärk oli küll seal päris kole ja siis ka natukene arvasin, et võib-olla on siin sama, aga üldiselt on väga, väga mõnus puhas siin. Olles varasemalt käinud Türgis Istanbulis, siis seal panin tähele, et väga palju hoolitakse nendest nii-öelda kodututest loomadest, ala koerad, kassid, ja siin on täpselt sama, et on see kassipark. Siin kassid tulevad praegu sööma ja see värav on muidugi lukus, aga neile on tehtud sellised pargid siia, kus neil on majad ja muud asjad. Ja siis nad saavad siin nendes majades elada ja on neil oma hoov, kus peidus olla, kui vaja. Et see on päris äge ja siiras tegu, et mõeldakse ka nende nõrgemate peale. Pss. Näe, sõber. Päris huvitavad igasugused laevad siin ja just anti natukene infot ka, et need siis iga päev lähevad välja ja siis on terve päev igast nii-öelda tegevusi. Viivad igale poole, saad ujuma minna, delfiine vaadata, koobastes kolada ja mis seal veel oli? Toit on hinna sees, terve päev, joogid on hinna sees ja mis ta ütles, 20 eurot inimese kohta. Nüüd ma sirvin, võrdlen, et kui ma muidu ringi reisin, siis ma võtan alati selle Get Your Guide äpi kaudu endale ekskursioonid ja asjad. Et peab sealt võrdlema, et mis hinnaga siis seal liiguvad need asjad. Aga neid paate on siin väga palju. Valli üks ja viiska teine. Päike võtab natuke seda kaamera pilti vist kinni. Sõbrad, vahepeal olen siis jõudnud tagasi hotelli pikalt jalutuskäigult. Tegin päris hea pika ringi ja nüüd on aeg siis istuda maha ja hakata nautima seda õhtusööki. Ja mõtlesingi, et näitan teile siis, mis siin õhtusöögiks pakutakse ja lähme vaatame järgi, et iseenesest väljas on küll siin väga mõnus istuda. Päike loojub, näeb ilusti merele. Ja selline mõnus väliterrass on ka siin, et sealpool on teine selline väliterrass. Aga lähme vaatame, mis meile seal sees pakutakse siis. Nii, valik on muidu üsna rikkalik. Siin on selline sushi-laud püsti löödud. Krabid ka. See punane valgus võib-olla video pealt ei jää nii hästi, aga väga palju erinevat valikus. Ja siin tehakse tervet kala. Pastad. Kala erinevas variandis. Sibularõngaid, pastat jälle. Sushi näeb küll väga hea välja. Ka palju erinevaid variante. Siis on igasuguseid värskeid salateid. Mõlemal pool saab valida igasugust värsket rohelist kraami. Ja lähme vaatame siis magusa letiga üle.
lõunasöögiks sõime ka mingeid erinevaid kooke, need olid päris head. See on selline kirjukoeralaadne. Selline see valik siin on. Selles mõttes maksta nüüd 400 € selle eest, et sõita siia nädalaks ajaks nautima. Ma arvan, et see on jälle põhimõtteliselt tasuta saadud. Ja ma ei tea, kes sellise valiku üle peaks nurisema, siis pole vist mitte kunagi elus nälga tundnud. Aga ma hakkan kuskilt otsast pihta ja ma ei teagi, tahaks kõike proovida, aga valin siit midagi head välja. Õhtusöögiga siis ühel pool. Kõht sai mõnusalt punnisõidud heast ja paremast. Ja nüüd tuleb see siis maha ka kõndida. Ja lähmegi uudistame natuke, et milline see promenaad ja kõik siin pimedas välja näeb. Lähme vaatame, mis ümberringi toimub. See on päris äge. Siia randa sellised kiigud pandud ja siis need vahetavad värve. Uus päev käes, vahepeal sai üks väga pikk uni tehtud ja nüüd lähengi siis hommikus sööma. Vaatame, mis siin hommikul pakutakse. Peale seda mingi aeg lähen käin trennis ja siis saab õue basseini äärde sättida, et mõnes riigis on niimoodi, et hommikuti sajab vihma ja on siuke kehva ilmake, et siin on täpselt sama, aga keskpäevast juba on jälle päike väljas ja peaks üsna soojaks minema. Lähen vaatame, mis hommikul pakutakse. Nagu ikka mujal maailmas, siis hommikusöök võrdub igasugused saiakesed. See on päris huvitav. Igas sordis saia. Vaatame, kas kuskilt saab omletti ka. Siin onu teeb muna. Sellised õli sees tehtud pannkoogid ka. Ja siin on jälle igast rohelist valikut. Ja siin saab isegi täitsa võikumaterjali endale võtta. Siin on huvitav mesi, moosid. Kärjemesi. Saad otse kärjest endale mett lõigata. See on päris huvitav. Igasugu kuivatatud asju. Ma lähen uurin, äkki saab mõne omleti lasta teha. Tänane trenn tehtud. Tegu on üsna väikse saaliga, aga kõik sellised põhilised asjad on olemas. Ja kui improviseerida, saab ka päris palju asju ära teha. Et vähemalt on see hea võimalus olemas. Tänane päevaplaan näeb välja nõnda, et peamiselt on plaan puhata. Lähme jalutame kuskil, siis peab seda head toitu nautima, mis siin pakutakse. Ja kindlasti paneme ka mingi plaani paika, kuna ei taha terve aeg siin hotellis või hotellialal istuda, siis läheme vaatame kindlasti ka mujale ja peakski välja valima, et millise tuuri või ekskursiooni me kuskile võtame. Kui ma eile näitasin teile neid piraadilaevu, siis seal koha peal öeldi, et inimese kohta 20 €. Aga see äpp, mis ma kasutan iga reis, Get Your Guide, siis sealt vaadates saab sama asja
7.50, nii et peab sealt võtma. Et see piraadilaev ei ole võib-olla midagi erilist, aga saab natukene ringi sõita, näha, viivad kuskile koobastesse, saab võib-olla delfiine näha ja ilma korral. Et kui juba siin olla, siis sellise odava raha eest isegi võiks ära käia. Vot nõnda. Aga jah, peamiselt täna on siuke relax päev. Ei viitsi väga ringi trampida. Ja hakkangi siin kohe varsti lugema raamatu, mille seekord kaasa võtsin, siis Jupiteri reisid, kuidas üks mees sõitis Triumfi tsikliga maailmale ringi peale. Loen seda ja lihtsalt olen. Ilm on selline natukene pilves, aga seest on väga soe. Et praegu juba varjus on siuke 20 kraadi, aga päike välja tuleb, siis hakkab hetkega maru palav. Ja kui siin inimesi vaadata, siis mõned on ikka täitsa ära põlenud. Et saab eeldada, kui päike välja tuleb, siis hakkab päike ikka peale ka. Basseini ääres pikutades ja vees käies läheb kõht ikkagi natuke tühjaks. Mõtlesin, et lähen proovin selle burgeri siin ära. Mulle meeldib see kontseptsioon siin, et vahest on nõnda, et võib-olla sa ei tahagi lõunal minna sinna nii-öelda siis üles sööma, kus see bufeed ja asjad on, vaid tuledki siia, võtad endale mingi burgeri, friikööd, pasta, menüü ka. Aga mu burger just toodi, paneme siia natukene majoneesi ja ketšupit juurde. Ja maitseme ära ka siis, kui ta on. Mõnus, liha annab kohe tunda, et on grilli pealt tulnud. Peale söömist tuleb ennast natukene liigutada ka, muidu läheb liiga juurviljaks ära. Aga just mõtlesingi, et tulen kõnnin siit läbi tunneli randa ja tulen vaatan laineid. Päris kenasti peksab lainet siia. Sujuvalt ongi õhtu kätte jõudnud. Päev läheb üsna kiirelt ringi toimetades. Ja parasjagu siis lähengi vaatan hotelli taga. Toimub iga õhtu mingi üritus. Täna peaks olema mingi live muusika värk. Lähen vaatan selle ka siis üle, et mis seal pakutakse või saama hakkab. Seda muusikat ei viitsingi seal pikalt kuulata, aga mõtlesime, et tuleme jalutame natuke. Leidsime siiamaani kõige odavam inn, mis on vesipiibul all. Lähen vaatame, äkki on päriselt ka see hind ja saame siin proovida mõne piibu ära. Saime vesipiibu kätte. Jalka on taustaks. Ja me võtsime sellise asja nagu Moscow Night. Maitseb üsna huvitavalt. Aga võt, selline see tänane päev oli. Homme peaksin mingi hästi suur rändturg olema, nii et peale hommikusööki siis läheme uudistame seda rändturgu natukene. Uus päev, uued seiklused ja täpselt meie hotelli taga peakski olema täna mingi siuke rändturulaadne asi. Nii et lähme uudistame seda. Eks ta ole siuke suuresti, nagu ikka need turud on, et rohkelt igasugu võltskaupa. Aga kuna mul on nagu nii vaja trenni jaoks särke ja muid asju, siis milleks seda täishinda kuskilt Sportlandist ostes maksta, kui siit saab põhimõtteliselt tasuta selle. Ja siis ei ole kahju ka, kui trennis need katki lähevad või läbi kuluvad. Aga lähme vaatame, siit kuskilt hakkab see pihta.
Võib-olla mõni vanem vaataja, kes mul on, see võib seostada seda turgu näiteks, nagu meil oli kunagi Kadakaturg, üsna sarnane. Samamoodi oli püsti löödud letid mõlemal pool. Siuke hea nagu kerge nostalgia. $32 paari sokke saad 10 euroga ja 10 euroga saad 10 paari aluspesu ka. Peaksid mingid endale ära valima. 10 paari aluspesu, 15 paari sokke ja sellest jagub küll nüüd väga pikaks ajaks. Nüüd võiks veel mingid särgid leida ja siis võib-olla mingid tossud ka. Siis vist ongi kõik ostud tehtud, mis puudu veel oli. No, mis arvate? 25 eest kaubelda, siis võib sellised Nike'id võtta küll. Originaaliga suht üks ühele ja ma arvan, suvel on hea käia küll nendega. So, for 25. Kui midagi väga tahta, siis tuleb endale ikkagi kindlaks ka jääda. Ja 25 eest tehtud. Vau, see oli see Nike koti või? Jah. Selline see turuosa siis oli. Mis mulle siin Alanias Türgis väga meeldib on see, et siin ei karju nagu kuurorti järgi, vaid see asukoht ise ongi siis lõimunud kokku täiesti tavalise eluga. Ja siin ongi täiesti tavalised elumajad, tavalised inimesed. Ümberringi on hotelle, ilus promenaad, rannad. Et mõnes kohas reisides ongi see, et kui sa oled kuurortis, siis seal mitte midagi muud ei ole ja karjubki ainult selle kuurorti järgi. Aga siin on täiesti tavaline turud, asjad, igapäevaelu, ma ei tea, ülikoolid, koolid, asjad, et see on see, mis mulle siin väga nagu meeldima hakkas ja kindlasti tulevikus isegi mõtleksin siia ka tagasi tulla, sest siin puhkust pidada saadki lihtsalt olla, loed oma raamatut, käid trennis ja ei olegi mingit erilist sellist puhkust nagu, kuidas ma ütlen, kõik on sul siin koha peal olemas, sa ei peagi kuskil ringi trampima ja saadki tegeleda lihtsalt selle olemisega. Ilusad, süksed mõnusad majad ja tänava vahed on ka siin. Nende vahel on siin päris mõnus ringi ekselda, vaadata seda kohalikku elu. Vahepeal leidsime tänava pealt ka sellise huvitava mehe, kes oli kogu Eesti eluga kursis ja lõpuks oli nõus meile üsna odavalt seda tuuri müüma. Et kui mujal tahetakse 35, siis ta oli meile nõus 25 kandma ja valisime siis mingi kanjoni, kuhu me lähme. Vaatan kohe, kas siin on mingi pilt ka sellest. Ei tundu olevat. Aga ühesõnaga TripAdvisoris on ta number 1, kõige rohkem tagasisidet ja asju. Nii et lähme siis mingi päev nii-öelda rohelinisse kanjonisse ja vaatame, mis meid seal ootab. Nagu aktiivsele puhkusele kohane, siis tuleb siia üks trenn ka veel ära mahutada. Kuna mul on väike õlavigastus, siis võib-olla see vees võimlemine tuleb natukene kasuks ja tulin siia nii-öelda sisebasseini natukene õlale
venitusi teha ja natuke võimendab ees, et äkki teeb natukene paremaks selle asja. Ma ei tea, kui palju video pealt näha jääb, aga seal on siuke nagu saare osa. Siis tänane eesmärk on sinna minna. Seal peaks olema vanad Alania kindluse varemed ja seal jookseb müür ümber. Et lähme uudistame seda natukene. Ja ennem kui pihta hakata kuskile mäkke minekuga, siis kiire smuuti paus ka. Väga huvitavalt on nimetatud kõik, et bensiin, diisel, dünamiit, turbo, rakett, bazooka, nuclear, päris huvitav. Selline siis välja näeb. Maitseb väga hästi. Siin sees on siis banaan, maasikad, apelsin, draakon, vili, melon, vist oli õuna natuke, rohkelt vitamiine. Mis mulle siin Alanias veel meeldib, on see, et siin on väga palju rohelust, väga palju parke asju. Ja nagu varasemalt videos näitasin, siis parkides elab hästi palju kasse ka. Ja neil on siin need kohad tehtud, kus nad elada saavad. Ja siis kohalikud käivad, toidavad neid. Ja siin on väiksemaid kasse ka seal. Mingi kassipoeg mängib seal. Ja siin nad siis kõik koos elavad. Siia aeda sisse ei tohi tulla, aga siin on vist keegi spetsiaalne inimene käib, annab neile süüa. Ja kassid saavad rahulikult olla. Üks kassipoeg on üsna julge ka. Jah, sõbrakene. Saime uue sõbra endale siin. Pani jooksu. Siin on selline täitsa mõnus rannaala ka. Kleopatra rand peaks vist selle nimi olema. Meie läheme siis sinna ülesse, kus see kindlus on. Ja need köisraudteed sõidavad siis üles alla. Sellega lähme üles. Nüüd sõidamegi siis sellega sinna ülesse. Ühe otsa pilet maksis 10 eurot. Siit on siis kenasti näha see ka teine pool, et kuskilt sealt alustasime seda tulekut. Ja siis oleme nüüd teisele poole jõudnud. Päris hea mõnus vaade. Kaamera peal küll pole näha, aga see, kus ma näpuga osutan, seal on veel mingi mäetipp paistab. Mäetipud on veel täitsa lumised. Ja siit läheb siis mingi matkarada ka sinna mäkke. Lähme vaatame seda. Vor allen Dingen war das hier oben war. Ja, aber das For pencil. Yeah. Leidsin siit
nüüd midagi väga huvitavat, mida ma ei ole mitte kunagi varem näinud. Nimelt see siis on pudelkõrvits, aga tuleb välja, kui see nüüd ära kuivatada, siis saab seda käsitööks ära kasutada ja need pudelkõrvitsad siis on ära kuivades tehtud lampideks. Lambikuplid. See on täiesti huvitav. Nii et kellel kodus kasvab see nagu umbrohi ja pole mitte midagi sellega ette võtta, siis siit väike idee teile. Saate ka hakata väikest käsitööd tegema siis. Ülesse tulles võitsime ühe otsa pileti ja mõtlesime, et palju huvitavam oleks siis seda mööda mäe külge alla jalutada. Ja siin ongi täpselt selline mõnus, kuidas ma ütlen, nagu metsatukas jalutaks. Ja siuke jahe ka, täpselt paras siuke jalutus alla minemiseks. Ja nüüd vaatamegi, kaua see alla minek aega võtab. Väike puhkepaus pärast pikka kõndimist. Ja ma ei tea, pean vist tegema eraldi rubriigi varsti, et mina ja kassid. Jälle üks sõbrake on siin. Kassid on päris julged, nii kui maha istud, siis tulevad ise ligi või ronivad sülle. Päris äge. Anni sõbrakene või? Teine hiilib veel. Nüüd tulevad siia kaklema äkki. Tundub sütta. Nii, ma mõtlesin, et kuna droon sai ka juba kaasa võetud aga pole veel kordagi lendu seda lasknud, siis kasutame võimalust ära ja laseme korra drooni ka siin lendu. Et siis te näete, milline see koht siin täpsemalt on, et muidu vilksamisi kaamera pealt vahest on paista, aga korraks siis näete seda suurt pilti ka sellest alast, kus me asume. Vaatame, milline siis ülevalt see asi välja näeb. Kuna mul on habe kenasti välja kasvanud, siis mõtlesin, et lähen käin siin samas hotellis ja lasen habeme ära trimmida, et vaatasin, igal pool on suht sama hinnaga need. Nii et laseme siin selle korda teha.
Bilmiyorum. Aşağıdan geldi onlar. Hamamdan geldi. Öyle para almayacağız ondan. natukene. Eser abla nerede? Bilmiyorum ki. Yapabilir tabi. Müşteri değil o abla gelin. Yapabilir ya. Bilmiyorum yani. Ja käidun nagu naksti. Natukene parem joon nüüd. See läks maksma siis 8 eurot, nii et natukene odavam kui Egiptuses, aga noh, Egiptuses ma lasin pea ka puhtaks tõmmata, aga seekord piirdusin ainult habemega. Täna läheme siis natukene siit väljapoole ja lähme siis uurime natuke seda Türgi loodust ka ja täpsemalt siis seda kanjonit, mis me välja valisime. Ja vaatame siis, mis meid seal ees ootab, et kohe varsti peakski buss järgi tulema ja asume sinna poole teele. And unfortunately, there was a fire in Malacca 3 years ago, which is now. Eks ta üsna süke turistikas ole, aga vähemalt saab päeva õues veeta ja natukene uusi vaateid näha. Ja siin praegu ongi siis mingi esimene peatuskoht, kus on võimalik kala püüda või ujuda. Ütleme nii, et see on atraktiivne inimestele, kes võib-olla muidu ei saa sellist asja teha kuskilt üks läänemaailmast mugava elu pealt. Aga jälle kogemus kõigile ja inimesed naudivad. Vahepeal tuleb siis lõunapaus ja lähme vaatame, mis meile siin siis pakutakse lõunaks. Thank you. Mis ma siis süüa võtsin? Ma võtsin süüa siis grillitud kala, mingi läätsesalat, kikerherned, roheline salat ja siis mingi punane kastme moodi asi või kastmesalat. Ja kala on selline asi, mida iga päev võib-olla kodus ei söö, et rohkem kana ja muud liha. Ja siis sellest tulenevalt olen mõelnud, et siin peab rohkelt seda kalavärki siis sööma. Siin on siis läätsed, kikerherned, roheline, see punane mingi kastmesalatilaadne asi ja siis grillitud kala. Üks huvitav asi, mis Türgis veel on see, et nad teevad enda kohvi sellise spetsiaalse kastruli sees ja nende tehnika on see, et tulikumma liiva sees siis ajavad selle keema. Ta on siuke nii-öelda kanguselt espressolaadne. Ole čokolata. Čokolata. Sugar? Sorry. Čokolata pojme, ala sulata baba. İngilizce bilmiyorum sordu da bir şey soracak ya, bu yüzden çağırdım. Kim sordu? Yes, please. Nüüd kui keegi küsib,
et miks ta tegi seda liiva sees, mitte otse leegi peal, siis pidi nii olema, et kuna see ei ole tavaline kohvi, vaid Türgi enda mingi special värk, siis pidi olema ka see, et kui seda nüüd liiva sees kuumutada, siis see pidi tooma teise maitse välja. Kohe proovime siis ära. No see on ikka kange. See on päris kange. Kellelgi kindlasti tekib küsimus ka, et miks ma istun siin pusa seljas, siis tegelikult väikse käes on väga palav, aga nii kui tuul tuleb või korra varju lähed, siis hakkab väga külm. Täpselt siuke mägede vahele satud, siis hakkab päris jahe ikka. Lõuna kiiresti läbi ja tulebki suund tagasi sinna paadi peale võtta ja siis ootab veel miski käik veel ees. Juba antakse märku ka, et sõidab välja. Dear guests, I hope you see the waterfall. The waterfall you see is coming from the water source. The water source is coming from the city called Konya. In Konya. Aga vot sõbrad, seekord siis selline see väike kiire puhkus sai. Oli selline üsna rahulik olemine. Hotelliga jäin väga rahule, arvestades kui vähe see maksis ja mida meile siin selle eest pakuti, siis ma olen väga positiivselt üllatunud ning mõtlen isegi, et tulevikus, kui oleks vaja sellist rahulikku vaikset puhkust, tuleks kindlasti siia tagasi. Kõigega jäin rahule. Sai korraks siis väljaspool ka käidud, vaatasime natukene loodust, sai selle paadikesega sõidetud. Täpselt selline mõnus nädal, et akusid laadida. Nagu ikka, kui sulle meeldib see, mis ma teen, siis kindlasti telli see kanal, jäta kommentaar siia. Ja sel hetkel, kui sa seda videot vaatad, siis ma olen juba parasjagu järgmist teie jaoks filmimas metsas. Sõnumeid järjest tuleb telefonile, et väga palju pakke on minuni jõudnud. Nii et järgmises videos siis vaatamegi, mis mulle saadeti, mis ma siin kokku olen ostnud ja mida siis tulevikus siin matkadel hakkame kasutama. Seniks aga mõnusat kevadek kõigile ja olge mõnusad.